Droon vajab toimimiseks elektrienergiat, mille saamiseks kasutatakse akusid. Akud salvestavad elektrienergiat ning varustavad sellega nii drooni mootorid kui ka pardal olevat elektroonikat ja erinevaid sensoreid. Aku kvaliteet ja sobivus on drooni töökindluse ja lennuaja seisukohalt määrava tähtsusega. Ehitatud droon selle kursuse raames on varustatud LiPo ehk liitiumpolümeerakuga. Seda tüüpi akud on hinnatud eelkõige oma väikese kaalu, suure energiatiheduse ja võime poolest anda lühikese aja jooksul suurt voolu. LiPo akud on kujunenud kõige levinumaks ja eelistatumaks lahenduseks nii harrastus kui ka professionaalsetes droonidel. LiPo aku pinge sõltub sellest, mitu elementi on omavahel järjestikku ühendatud. Seda tähistatakse tähega S. Ühe elemendi ehk siis 1S nimipinge võiks jääda vahemikku 3,7 kuni 3,85 volti. Ehitataval droonil kasutatava 4S ehk 4 elemendist koosneva aku pinge on seega 14,8 volti kokku. Tuleb jälgida, et drooni elektroonika ja mootorid oleksid valitud vastavalt kasutatavale pingele. Kui aku pinge langeb alla 3 voldi, siis see kahjustab akut ja on ohtlik. 3,3 volti on minimaalne ohutu tase, milleni võib aku tühjeneda. Aku ületühjenemise vältimiseks mõõdavad droonid aku elemendi pinget ja kuvavad OSD infona. Ohtlikule piirile lähenedes tuleks droon maandada ja akut vahetada või laadida. Mahutavus näitab, kui palju energiat suudab aku salvestada. Seda mõõdetakse milliampertundides ehk siis mAh või ampertundides ehk siis AH. Mahutatavus annab aimu sellest, kui kaua aku suudab drooni toita. Tegelik lennuaeg on kompromiss mahutatavuse ja kaalu ja kasutusviisi vahel ning parema tulemuse annab praktiline testimine. C-rating näitab, kui suure vooluga võib akut ohutult tühjendada. See väljendab, mitu korda aku mahutavus võib vooluna korraga välja võtta. Ehitatava drooni aku mahutatavus on 1800 milliampertundi ehk siis 1,8 ampertundi ja selle C-rating on 60C. Seega maksimaalne vool on 60 korda 1,8 ehk siis 108 amprit. Ohutuks loetakse pidevaks koormuseks umbes 80 kuni 90% sellest väärtusest, et vältida liigset aku kuumenemist ja kiiret kulumist. LiPo akud nõuavad hoolikat ja teadlikku käsitlemist, kuna need on tundlikud nii mehaanilistele kahjustustele kui ka vale laadimise suhtes. Ebaõige kasutamise korral võivad akud üle kuumeneda, paisuda või äärmuslikel juhtudel isegi süttida. Seetõttu tuleb akusid hoida jahedas ning kuivas keskkonnas, eemal otsasest päikesevalgusest ja kuumaallikatest. Pikemaajaliseks hoiustamiseks on soovitatav seada aku niinimetatud hoiustamispingele ehk siis storage voltage, mis on ligikaudu 3,8 volti ühe elemendi kohta. Selline pinge aitab säilitada aku tervist ja pikendab selle kasutusiga, eriti juhul, kui akut ei plaanita mõnda aega kasutada.